Tere tulemast vaatama noortegija persoonilugude saadet. Mina olen Brianna ja täna on meil külas Toomas Laigu. Tervist! Toomas, räägi endast natukene. Millega sa igapäevaselt tegeled? No, tänasel päeval ootab mind näiteks ees mitu kohtumist, koosolekut oma tiimiga ja praegune siis põhifookus läheb mul Rotermannis asuvasse Oasise restorani kogukonda, kus me siis ehitame üles midagi väga suurejoonelist, samas nagu hoiame madala profiili, et tegeleme asjadega, mis seespoolt nagu kasvavad nagu õied väljapoole. Et sisetöö on kõige olulisem ja järjest enam hakkan ka mina aru saama, kui oluline minul kui liidril on tegeleda oma inimestega. Ehk siis igaühega personaalselt jagada talle oma tagasisidet, oma väestamist, tänu ja see ongi, ma arvan, minu üks sükseid põhitegevusi. Ja siis tänase päeval võib-olla kõige süksem, minu jaoks valus on ühe kohviku sulgemine, mis siis 2-aastase sükse kogu meie majandustsükli kummuli keeramise tõttu on siis nii-öelda minemas oma teed ja saab siis nagu punkti panna sellele ajaloole, et Vanalinnas asub praegu veel avatuna siis vegan inspiratsioon, toidukoht, mis ma avasin 7 aastat tagasi. Juba 7 aastat ja paar kuud. Ja siis selle kokkupakkimine on üks tänase või märtsikuu siis põhitegevusi. Et need 2 on siis võtavad võib-olla kõige suurema ampsu minu ajast ja siis on igast erinevad noorte koolitused, korraldan lahedat koolipäeva. See on nagu siuke aasta läbi progresseeruv nagu sündmus, mis siis jõuab novembris nii-öelda selle tipphetkeni, kus me siis selle konverentsi ellu viime. Aga seal sellist taustatööd on nagu väga palju. Ja siis ühte reisiäppi ka niimoodi vaikselt toome tiimi kokku ja vaikselt lükkame nagu hoogu sisse. Et väga põnevad erinevad valdkonnad, tööd, tegemised on ja sellel on nagu kõige olulisem nagu baasvundament on ikkagi töö iseendaga. Et kui sa iseendaga töös suudad tuua siis seda harmooniat enda sees või luua harmooniat enda sees veel selliseks stabiilsemaks. Sest meil on kõigil harmoonia sees olemas, me kõik oleme harmoniseerunud ja kõik on väga hästi, aga siis kui järsku keegi tuleb ja ründab sind, näiteks ütleb, miks sa tegid nii? Miks? Mis sul viga on? Siis kuidas sa reageerid? Siis tavaliselt nagu, mina ei tea midagi, vaata ise ennast, kas sa selline oled? Et siis nagu, mis reageering tekib, aga sa võid ju vaadata, et teil juhtus midagi, kus ma saan sind aidata? Tahad, ma tulen sulle appi, teen sul kalli. Naeratad talle, mitte nagu ironiseerivalt, aga sügavalt nagu, et ma aitan sind. Et mitte see, et sa ründad mind. Et see on lihtne näide, kõige lihtsam näide, kus me ma arvan, iga päev kellegile reageerime. Et keegi kuskilt tuleb mingisugune infoga, me ei saa aru, miks, kuidas ja siis reageerime. Et see on näiteks üks näide, kuidas oma harmooniat ja sagedust hoida ja läbi selle on meil võimalus olla eeskujuks. Et kui mina lähen närvi, sina oled tasakaalus, siis meil on võimalus mõlemal õppida. Sina õpid, kuidas siis ikkagi sellisel korral, kui keegi tuleb, hoida oma nii-öelda kohalolu, tasakaalu. Ja minul on võimalus õppida sellele, et ma näen, et sa ei tule kaasa. Järelikult ma õpin sellest, kuidas sina oskad ja suudad minu raskel hetkel iseennast paigal hoida. Et see on üks lihtne näide sellest, kuidas minu viimase paari kuu nagu reageerimisvõime on oluliselt muutunud. Et siiski ma ise nii-öelda vastuvõtjana olen ju päris tugev, aga väljasaatjana, et ma ikkagi reageerin ja saadan mingeid asju välja ja küsin väga otsekoheselt ja konkreetselt mingeid asju, mida inimesed ei suuda nagu keskmes olla. Et siis ma suudan neid nagu triggerida ühelt poolt, samas ka ise õpin, kuidas siis kommunikeerida. Et see on üks järjepidev töö iseendaga. Aga kui sa tunned, et sa oled harmooniast väljas, siis äkki sul on mõni rutiin või kuidas sa üldse ennast nagu harmooniasse tagasi
tood? No kindlasti värske õhk, kui oled kuskil sees, siis minna korra värske õhu kätte. Noh, päike meil töötab üliideaalselt praegu. Et iga hetk, kus võimalik võtta vastu. Ja tegelikult on kogu selle nii-öelda, et on lihtne mõelda, nüüd ma mediteerin. Hingan, on ju. Hingamine on ülihea, nagu hingad lihtsalt. Siis hoiad natuke ja siis lased välja. Ja siis võid jälle hoida korra. Et sa teed nagu 4 sisse hingamist, 4 hoiad kinni, 4 hingad välja. Ja siis 4 hoiad kinni ilma nagu sisse hingad. Ja sellega, kui sa teed 2-3 korda läbi, siis sa oled juba nagu selgem on olla, jah. Aga noh, need on ütleme sellised nagu lahendused, mida saad kasutada siis, kui sa oled juba selles nagu mingisuguses nii-öelda ekstaasi seisundis, mis võib-olla on meie mõistes siis nii konfliktne ekstaas. Aga noh, peamine on see, et kuidas hoida ennast sellest hetkest, kui sa üles ärkad, kuni selle hetkeni, kui sa magama lähed, hoida ennast nagu järjepidevalt terve päeva jooksu. Et noh, näiteks mina täna hommikul tegin 5 tiibetlast, soovitan kõigile. Väga hea harjutuste kompleks. Põhifookus on see, et sa keskendud. Sa läksid käega üle selle mikri, saad sa öelda selle lause uuesti? Aha, ja muidugi. Viimati tegin 5 tiibetlast ja see harjutuste kompleks on lisaks füüsilise treeningule, eks treenib sulle erinevaid lihasgruppe ja ta aitab ka nii-öelda läbi hingamise sind järjest enam kohale, rahusse tuua, ehk siis nii-öelda mõttetasandil hoiab sind nagu rohkem vagu, et see ei lenda 10 mõtted igale poole erineval ajal ja korraga, on ju. Et see on üks asi ja teine ongi nii-öelda võtta aega iseendale, et tihti me lihtsalt jookseme päevast läbi niimoodi, et me kogu aeg reageerime, vastame, saadame sõnumeid, mõtleme asju, programmeerime, planeerime, süstematiseerime, organiseerime, kogu aeg mingi möll käib, aga me peaksime iseendale kohale jõudma ja iseenda sisse tulema, et võtma selle tunniks, kui jõutunniks võtame pool tundi. Ja siis lihtsalt olla, mitte midagi sa ei mõtle ette, mitte midagi sa ei analüüsi järgi, vaid sa oled lihtsalt hetkes kohal. Tunned, et kuidas mu kehal on olla, oled selles nagu iseenda kontaktis, teed nii-öelda süvaanalüüsi iseendaga. Need on väga head nõuanded. Olen ise katsetanud, väga aitavad ja ma arvan, kui sa suudad endale luua juba sellise harjumuse, kõigepealt keskenduda endale ja mõelda läbi võib-olla enda sisemaailm. Enne, kui sa hakkad teiste inimestega tegelema, sul on nii palju nagu rahulikum olla. Aga ma tuleks korra tagasi selle juurde, et vegan restoran Oasis. Räägi mulle natukene äkki selle taustaloost, millal see sündis, milleks, mis eesmärgil? Ja, et Oasis üks eesmärk ongi harmoonia toomine. Et kui ütleme täna kõige lihtsamas mõttes, kui sa täna astud uksest sisse ja astud uksest välja, siis sinu õnnetunne peaks olema suurem. Sinu see, kui mõnus, nagu heaolu, rahulolu tunne peaks olema kõrgem. Ja mitte ainult selle tõttu, et sa saad väga head puhast taimset toitu, vaid ka sellega, et sa saad sealt sihukese elamuskogemuse, mis siis hõlmab nii seda teenindust kui ka siis nii-öelda joogi-söögipoolist, kui ka seda atmosfääri. Meil on seal hästi palju taimi, mul on hea meel, et siin on ka taimed. Täpselt, et meil on ka hästi palju ägedaid taimi erinevates kohtades ja need taimed osad ongi, mis puhastavad reaalselt õhku, sul on hästi mõnus valgus ja tänu sellele ja lisaks ka väga hea muusika. Et kuna need asjad kõik kombineeritult on osa elamusest toidukohas, siis kui see tõsta nii-öelda järjest enam nagu sinna maksimumi poole, siis sul on võimalik niimoodi, et reaalselt inimesed on öelnud, et nad tunnevad, et siin ruumis on armastust, nad tunnevad, et siin on mingi vägi, nad lähed ära ja nad on nagu joobunud, mitte alkoholist, vaid nagu sellest seltskonnast, nendest inimestest ja sellest läbi koos kogetust, et see on selline nagu portaal, mis on ühenduses emakse maaga, allpool siis ja üleval siis universumi energiaga. Ja kui need saavad kokku, siis see on üks kese, kus sellest keskmest siis saab
kogeda, tunda ja näha midagi täiesti uut. Ja laiemas plaanis muidugi on selliste oaaside siis loomine üle maailma ja kogukonna toominegi siis kokku. Et on inimesed, kellel on vaja kogukonda. Väga palju meist, ütleme, kui Maslow püramiidi teada, siis seal üks olulisi osasid on kuuluvustunne ja kuuluvustunne tegelikult lisaks sellele, kuuluvustunne näiteks see, et sa tunned töö juures, et sa kuulud sinna gruppi, sa koolis, kus sa õpid, trennis, hobides, sõprusringkonnas, perekonnas, et nii palju kohti, kus sa saad korra mõelda, et kuidas sa ennast tunned, et kas sa oled oodatud sinna, kas sa oled väärtustatud, kas sa oled olemas ja kui need asjad on täidetud, siis sa saad tegelikult püramiidis nii-öelda liikuda ülespoole ja sealt tuleb juba siis tunnustus ja see on nagu tegelikult seotud siis selle kuuluvusega. Et ja see on ka Oasise laiem eesmärk on seda kuuluvust ja tunnustus kogukonda siis kokku tuua ja need inimesed ei tea veel, et nad sinna kuuluvad, ehk siis see ongi selline, et kui see koht tekib, siis ta hakkab tõmbuma nagu must auk või nagu päike tõmbab enda poole ja siis inimesed tulevad kokku ja läbi selle nad siis tegelikult üksteisest inspireerituna õpivad ja arenevad. Ja muidugi suurem missioon on ikkagi emakese maa päästmine ja hoidmine. Et me kõik noored inimesed teame, kui hull seis see on. Meile ilmselt ei taheta rääkida kõige hullemaid nagu stsenaariume, sellepärast, et muidu me lihtsalt nagu kaotaksime lootuse. Aga on vaja reaalselt inimestel nagu mõista, et jah, me peame midagi tegema. Ja see, kuidas me praegu ressursse kulutame ja kuidas me kasutame ära, see, ütleme nii, et kui me liik peatuks nädalaks, isegi nädalaks võib-olla, teemeks, kõik nagu tarduksid ära, keegi midagi tarbima peaks, siis sellel on mingisugune mõju, mida emake maa suudab teha. 100 aastaga need põllud ja kõik, kus me kasvatame oma toitu, need oleksid uuesti nagu väekust täis, aga me ei anna neile seda ühte nädalatki. Me paneme nagu täispauguga hommikust õhtuni, leiame kõiksugused väetised, kõiksugused lisapunnitavad asjad, mis tõmbavad kogu selle mineraaliselt välja. Ja väga paljud toiduteadlased ütlevad, et ei olegi enam toitu, mis on mineraali täis. See toit ei ole enam toit, see on lihtsalt selle toode. Ta on lihtsalt toode, see peet on toode. Kui seal ei ole mullas mingeid asju, siis see peet ei saagi nii-öelda seda rauda ja seda magneesiumi ja seda ainet ja seda nii-öelda mineraali, et tal ei olegi midagi sees. Et mis sa siis teed? Sööd lihtsalt midagi teadmatusest ja siis tulebki võtta toidulisandeid ja nii edasi, et kõik see nagu eskaleerub üks, et sinna kohta, kus meil ei olegi enam puhast toitu. Ja puhast vett ei ole ammugi pooles maailmas, et tuuakse kohale ja viiakse ja puhastatakse ja tehakse süsteeme. Et see seis, ma ei tahaks öelda nutune, sest ma olen ise täielik optimist ja tean, et see on võimalik muuta, aga see on kardinaalne. See tähendab seda, et inimesed peavad tegema julgeid otsuseid kartmata ja seda, mida ma näen Oasise puhul ka, et inimesed on tulnud sinna, et teha julgeid otsuseid ja selle najal on meil võimalik siis jõuda suuremate ühiskondlike muutusteni. Aga peale selle, et veganlus on hea maailmale, kuidas sa kirjeldaksid, et miks see ka inimesele endale hea on? Siin on väga mitmeid erinevaid perspektiive, et kui vaadata sellist kõige otsest lihtsamat tasandit, siis see tasand on näiteks ütleme piimatooteid või lihatooteid söövatel inimestel, millest see koosneb, Ta koosneb siis loomast, kes siis elab kuskil, kas põllul, kui ta on hea loom, metsas, veel parem, või siis elab kuskil kuudis, kus ta ei saa liikuda, Ja siis ta sööb tavaliselt mingisuguseid väga ränkasid toidulisandeid, väga ränkasid nii-öelda steroide, mis siis lihtsalt kasvatavad lihasmassi, et see lihasmass peab kasvama selleks, et sul oleks võimalik seda müüa, ja müüa siis mitte lihtsalt nagu suvalist asja, vaid ikkagi lihast, mida inimesed tahavad süüa. Ja see on siis see, kui see, kui meie mõtleme iseenda peale, siis meie
noh, näiteks kui paljud massöörid ütlevad, et sul on nagu lihaspinged, siis sul on stress, on ju. Noh, et siin on see, et sa oled nagu, teed nii, on ju. Et see on nagu lihaspinge tekib sellest, arvutiasend näiteks, on ju. Aga mulle on väga palju teadnud, mul ei ole mingit arvutiasend, sest ma liigin kogu ringi. Aga mul on väga suur stress, sest on väga palju vastutuste pinget. Ja selle ajal tekib lihas nii-öelda pingeid. Ehk siis see on kõige lihtsam näide, kuidas me saame aru, et kui loom ei ole õnnelik, ta on ju ka stress, ta saab aru, et ta ei saa liikuda, ta ei saa õue, ta ei saa vett, ta ei saa seda, tal ei ole mingisugust võimalust nagu oma sõpradega chillida ja olla, on ju, sest neil on ka grupid. Loomad on täpselt samad nagu inimesed, tahavad kuuluda. Ja sealt edasi nad nagu saavadki endale nii palju stressi sisse, et kui nad üks hetk, nende elupäeva läbi, sest neil on vaja kellelegi nagu süüa anda, siis see stress jääb kõik sinna lihastesse sisse. Ja selle me praeme küll ära selleks, et see oleks võimalik meie keha paremini omastama, mis toorest liha tavaliselt. Aga ega see stress, et lihas kudemest ära ei lähe. See on salvestunud. See on seal see väike punn. Ja neid on tuhandeid, miljoneid. Et see on nagu esimene asi. Ja samamoodi piimal ka, et kui sa ikkagi lüpsad lehma ja lehm tahaks näha oma vasikat ja talle hoopis anda seda piima ja teda toita ja hoida, siis mis sa siis teed? Oled ikka stressis. Ja see kõik stress läheb sinna sama piima, sellest tuleb juust, sellest tuleb kodujuust, sellest tuleb hapukoor ja kõik muu, on ju. Ja siis meie seda rõõmuga tarbime, kui vahva, on ju, tehakse reklaamid, õnnelik lehm, on ju. Ja tegelikult lähed lauta sisse, vaatad, oi, see lehm on väga kuri ja õnnetu, on ju. Et see on täielik mitte manifestatsioon, aga täielik manipuleerimine, aga see ikka, kõik manipuleerivad. Et meie oluline on see, et kuidas me siis oma antennid paneme püsti ja mõtleme, et ma ei ole selle infoga rahul, ma seda infot ei tarbi ja ma lihtsalt näen võib-olla seda pilti täna oma pildis, on ju, aga ma lihtsalt eiran, ma ei võta seda sisse. Aga tegelikult me ei ole nii tugevad, sest kõik info, mis meile tuleb, siis tegelikult alateadlikult salvestub. Pilt, näed, keegi räägib mingit lolli juttu, on ju, siis tegelikult aju salvestab selle ära, on ju. Mis sa siis saad aru, et see on loll jutt? Vot, aga esimene punkt oli see. Teine on kindlasti see, et ta on nii-öelda taimne toitumine on kergem, ehk siis liha seedimise protsess on pikem. Ütleme, me jätame selle liha nagu tervislikkuse astme juba rääkisime ära, on ju. Ja siis lihtsalt see protsess on ise pikem, ehk siis võtab kauem aega. Ja see on kehale raskem, võtab rohkem energiat, tõmbab rohkem selle nagu, tõmbab siis sellise nagu energeetilise taseme alla. Sest seedimine on see, mis on energeetiline, et inimesed, kellel on kiire seedimine, kes nii-öelda, neil on ka rohkem seda elutule energiat. Et nad ongi rohkem sest neil seedimine ei võta seda energiat maha. Ja kolmas selline perspektiivi osapool on ikkagi selline nagu nii-öelda teadlikkuse pool, et kui sa tead kõiki neid erinevaid füüsilisi osapooli, siis sa mõistad ka seda vaimset poolt, et loomad on ikkagi osa meie tervikplaneedi elurikkusest ja kas meie eesmärk on neid ekspluateerida või neile anda toetust, luua neile keskkondi enda nii-öelda keskkonna huvidest, sest me niikuinii oleme inimliigina egoistid, on ju. Et me teeme täpselt nii, nagu meie tahame. Meie ütleme, et siin on täpselt nii palju raielubasid, siin on täpselt nii palju küttimislubasid, siin on täpselt nii palju kalalubasid, kalapüügilubasid, kõik on nagu meie dikteerime, kuidas eluloodus käib, on ju. Ja siis tegelikult loodus saab aru, et see ei ole nii. Ja siis lihtsalt üks hetk meile näidatakse nagu nii ja siis tee, mis sa tahad, aga siis tuleb vaadata, kuidas ellu jääda. Just. Aga oletame, et ma olen keegi, kes tahab ise alustada veganisega, kes on ka nagu mõelnud väga palju nendele asjadele, aga kust ma alustan? No alustada sa pead kõigepealt iseendat küsima, miks sa seda teha soovid. Et siis sa saad aru mingitest põhjustest. Mina alustasin sellepärast, et ma tundsin, et see on mulle inimesena, persoonina tervislikum. Ehk siis minu tervis on toetatud, on kõrgemas nii-öelda vibratsioonis ja ma gümnaasiumi ajal hakkasin siis koolitoiduna sööma
taimset toitu, ehk siis seal oli veel piimatooted ka, aga liha oli juba välja võetud. Ja see toetas mind nii palju, et mul tundsin, et mu energia nagu tase läks paremaks ja minu nagu see vaimne tervis läks ka paremaks, et ma olin nagu rõõmsam ja mitte, et ma nagu enne seda ei olnud rõõmus või ei olnud positiivne, ma olin väga elav ja kogu aeg oli vaja mingit möllu teha. Aga jah, et siis see kuidagi tõi nagu positiivsemaks, et ma sain aru, et ma ei ole nii kritiseeriv, ma nii iseenda suhtes kui teiste suhtes, ehk siis kõik see nagu mingisugune osa siis negatiivsust, mis minu kehast tuli läbi nii-öelda segatoidu, näiteks liha, piimatoote tarbides, et see tegelikult muutus minu nii-öelda vaimses pildis ja tänu sellele sai siis minu nagu selline olek muutus paremaks. Et see oli nagu esimene pool, mis ma märkasin. Siis teine pool oli muidugi see, et mu tervis läks paremaks. Ehk siis mul ennem oli ikkagi sellist nagu väsimust ja sellist nagu loidust ja noh, ma mäletan, kui isa tegi mulle sea sellist korralikku steiki praadis ära, mingi hullud, mingi tõk-tõk-tõk, mingi see peki kamar oli ka veel ümber ja mäletan, kui hea see oli, nautisin seda, aga siis järjest enam ma hakkasin aru saama, et noh, ma naudin teisi asju täpselt sama palju. Et see, et ma seda naudin, ei tähenda, et midagi, mis on mu kehale parem, tervislikum. Ja ma seda ei naudiks. Ma naudin väga. Ja lihtsalt sel ajal, kui mina alustasin, ei olnud poes, põhimõtteliselt 0 vegan tooteid. Võib-olla oli 1 sojapiim, aga ma ei usu, et sedagi oli. Ja see oli siis juba 10-11 aastat tagasi. Ja siis nii-öelda ka taimset toidukohti ei olnud väga palju, et siis ma kuidagi alustasin seal niimoodi mingis tühjas maailmas. Aga samas, noh, tänu sellele ma täna siin ehitan vegan kogukondi ja toon maailmale seda teadlikkust, et see kõik on nagu sellise põhjusega. Aga kuidas alustada, ega seal ongi, mõtled ise välja, miks, ja siis liigud sealt juurest edasi selleni, et kuidas ma saan iga päev oma toitumist paremaks muuta. Ehk siis ma iga päev valin järjest enam. Ma ei pea tegema kõik korraga, ei pea kõike korraga oma menüüst ära, et mida ma olen harjunud, sest see kohe tekitab kehale reaktsioon. Ma millegi harjunud, ma ei saa aru, sest ega kehale ei jõua kõik järgi nii kiiresti kui sinu meelel. Et see raku tasand tahab tegelikult harjutamist. See on sama, et, noh, et kui 5 tiibetes teen, siis alustan, siis ma ei tee kohe maksimum korduste arvu. Eks see on 5 harjutust, mida sa pead tegema. Sa teed niimoodi, et sa alustad näiteks 3, 5, 7 ja siis jõuad kuni 21 korduseni igat harjutust. Koos hingamisega tervik protsess. Et, aga kui ma seda teeks kohe 21, siis ma oleks niimoodi, et ma oleks nädal aega jalad valus, et kõht valus ja ma ei tahaks enam üldse seda harjutust teha. Ehk siis see on sarnane nagu näide, kuidas meil tegelikult seedimine vajab järjest enam. Et mina ise liikusin 2,5 aastat nii-öelda sellest hetkest, kui ma esimest korda liha ära jätsin, kuni selle hetkeni minu see vegan. Et kus ma reaalselt ütlesingi, et, noh, et mingist hetkest alates ma enam ei tarbi piimatooteid. Aga kas sa ütleksid, et meil siin Eestis see keskkond soodustab veganluse alustamist või oleks ikkagi arenguruumi veel, et mis tooted meil on müügil ja... No isegi tooted selles mõttes, kui ma vaatan näiteks poes olevat hummust, ma mõtlen, et noh jah, et ta ongi nagu toode, mida me kõik tegelikult tarbime, et kõik segatoidulised teavad ka juba hummust. Tarbime kõik seda, aga kui lihtne seda on kodus teha? Või me kõik sööme majoneesi, kes sööb vegan majoneesi, kes sööb tavalist majoneesi, noh, see on üks põhitooted kõigil kodus olemas külmkapis. Et kui lihtne seda on teha, sa paned nagu 5 asja sisse, see on nagu retsepte on miljoneid, sa paned nagu vegan mayonnaise recipe ja sul tuleb kohe retsept, sul on ilmselt 3-4 asja kodus olemas, 2 asja ostad juurde ja need asjad kestavad sul aasta aega, need nii-öelda lisaasjad on ju. Et saad teha mõnuga lihtsalt nagu majoneesi, mis on puhas, ilma igasugust stabilisaatoriteta, paksendajat, et lihtsalt nagu mõnna ja ta on nii kreemine, nii hea, muidugi see on nagu, majonees, mis ta on ju peamiselt õli, on ju, et see on nagu küsimus, kas me rasva tahame, aga samas, kui ma tahan natukene kartuli kõrvale, on ju, praekartuli või keedukartuli kõrvale, natuke majoneesi, teeme paneme ise. Või siis majoneesist ma tegin just täna hommikul, ma ei saa majoneesi teha, kui mul ei olnud üht asja kodus, aga siis ma mõtlesin midagi välja, ma olen nupuks mees. Ja siis ma tegin happu kapsasalatit peediga
ja panin sinna kaerapiima ja siis tegin maapähkli võitse sees veel ja panin kurki ja marineeritud kurki ja küüslauku ja siuke nagu tervisesalat ja majoneesiga on see nagu veel eriti hea, sest on nagu tõesti 10/10, et väga soovitan kodus teha. Aga äkki sul on mõni lugemis, kuulamis või vaatamissoovitus sellel teemal, jällegi näiteks kellelegi, kes soovib ise alustada või rohkem teada sellest maailmast, võib-olla õppida ise kokkama rohkem? Ütleme, ühte sellist kuldset valemit ei ole. Pigem on jah, kirjanduse poole pealt, mina lugesin mingisuguseid väga siukseid ekstreemseid kirjandusasju ja neid võib-olla kohe nagu esimese hulgaga soovitada ei julgegi. Aga et on palju vegan podcast'e olemas, aga mina võib-olla ise kohe esimese asjana ei hüppakski kohe sinna, et mis see nagu full on vegan, vaid lihtsalt hakkaksin järjepidevalt nagu aru saama ja mõistma, et millised on minu alternatiivid. Siis millised on nagu võimalused, et ma muudan oma toitumist igapäevaselt tervislikumaks. Mis ei tähenda kohe seda, et ma pean kõikidest nagu liha piimatoodetest loobuma, vaid ongi järjest samm-sammu haaval, ma valin enda keha, ma valin enda tervise, sest mina teen valiku ja mina otsustan, mida ma söön, mida ma joon, mida ma tarvitan. Ja mul on võimalus muidugi ka olla mõjutatud oma pereringist, sest ma ju elan kellega koos tavaliselt. Mul on võimalus mõjutada oma pere, ehk siis mul on oma käitumisega võimalik neile tuua tervislikumat eluviisi. Mul on nagu hea meel, et mu ema näiteks on hakanud smuutisid jooma, ta on ka aru saanud, et ta väga ei taha suhkurt tarbida, aga talle meeldib magusad asjad, aga mitte ka liiga magusad, et siis ongi üks banaan ja igast marju ja mingit kaerapiima ja lahe smuuti iga päev, siuke tervis tuleb. Et võid teha nii rohelist smuutid marjaga, maapähklivõiga, proteiinirikast, et sõltuvad nagu vajadusest, kehatunnetusest. Ja ongi kuulata keha ja teha iseenda peal see nagu tervenemine siis tegelikult läbi. Sest kui me oleme üles kasvanud mingisuguses süsteemis, mis ei ole olnud väga toetav ja hoidev, sest teadlikkus on olnud madal. Minu vanemad ka neil ei olnud lihtsalt teadlikkust. Ja siis, kui ma sündisin 92, siis 90ndate alguses ei olnudki väga palju valikut. Ei olnudki poest valida nii palju igasuguseid toredaid, põnevaid tervislikke toiduaineid, kui praegu seda saab teha. Ja seepärast ma olengi üles kasvanud mingisuguses süsteemis, mingisuguses ruumis, mida ma siis nüüd olen juba pikemat aega tagasi olen muutma hakanud, et seda teadlikkust tõsta. Aga ütleme, on väga palju filme ka, mis aitavad kohe kergesti aru saada sellest, mis toimub meie nagu meie nii-öelda sellises läänemaailmas, siis lihatööstuses on see Cowspiracy või on mõni teine selline nagu julm sisevaade. Ja ta on julm sellepärast, et nii on. Ja kui keegi ütleb, et minul on kodus mahekanad, siis tore, sa oled 1 miljonist, kellel see on. Ülejäänud 999 999 inimest on selles teises mullis ja see teine mull on see, mida me näeme sealt pildist. Ehk siis nad söövad mass toodetud liha, millel ei ole mingisugust sisu reaalselt taga, et see on nagu laboris töödetud, lihtsalt nad on elusad loomad ja seal on hing taga. Me kõik tulnud siia mingi hingelise kogemusega. Et see on ränk, aga samas nagu meie ühiskonnana peame ju protsessi läbi tegema. Meil on vaja kõik koos kollektiivina muutuda. Tõsi. Kas sa hetkeseisuga kavatsed Eestis siis seda sellist vegan arengut nagu edasi arendada? Ma saan aru, et üks restoran sul vist nüüd hetkel läks kinni, on ju? Kas sinna tuleb midagi asemele või Oasisega on mingid suuremad plaanid, et mis tulevikus, mis tulevik ette näeb? Inspiratsiooni viimane kuupäev on 7. aprill, nii et kui kõigil, kellel on veel jalad tahtmine ja soov olemas, siis saab ennast kostitama minna. Ja siis see koht läheb kinni, et anname võimaluse teistele selles ruumis ja selles keskkonnas midagi teha, et mis tulevik toob, ei tea.
aga see on jälle millegi uue algus. Kindlasti, no ütleme, minu jaoks ta on pigem ongi nagu millegi vana lõpp, et uue algus on tegelikult juba Oasis, mis on juba nagu õiena sündinud. Et ja noh, ma nägin ka, kuidas oli vaja, et Oasise nii-öelda käivitamise ajal on inspiratsioon olemas, et noh, kogu aeg oli midagi puudu või süsteemid, uued inimesed ei teadnud mingeid asju ja oli vanast kohast kohe hops hea tuua. Ja nüüd me näiteks viime sealt Oasisest, viime kooke inspiratsiooni, sest on seal nii palju müüki, et vaja lisa tuua. Aga noh, et jah, uue algus ja mina igal juhul tean, kuidas see on mulle mõjunud ja tean seda suuremat, laiemat missiooni, mis mulle on antud. Et minu hüüdnimi või siis ma olen saanud nagu mitte hüüdnimi, aga ütleme hüüdnimi võib-olla veel mitte, et seda veel ei kutsuta hüüdnimena, aga minu kutsenimi on Laika, ehk siis kui paljud teavad vene koera Laikat, siis tegelikult Laika on ka hõimu nimi, kes oli Lõuna-Ameerika Andide mägedes ja need hõimu liikmed olid siis inglise keeles medicine men and women, ehk siis inimesed, kes tervendasid teisi inimesi. Ja minu üks tervendusvõime ongi see teadlikkus, mida saab läbi toidu tuua. Ja noh, teine pool on kindlasti see, et kuidas siis inimesi tervendada on läbi eeskuju. Ehk siis kui sa ise oled oma nagu elu saanud niimoodi paika, et sa suudad luua nii väeka keskkonna iseendale, siis sa saad läbi eeskuju nakatada teisi kaasa tulema sinna, valima mingit osa sellest, sest me niikuinii ei saa kopeerida, et ma tahan olla täpselt sinu moodi. Ma saan võtta sinult selle naeratuse, ma saan võtta sinult selle elurõõmu, ma saan võtta sinult selle tehnilise teadmise, saan võtta sinult selle nagu empaatiavõime ja siis ma olengi juba täiuslikum eluvorm siin planeedil. Ja mina kindlasti kavatsen toetada seda Eestis toimuvat ja liikuvat teadliku tervise toitumise maailma. Aga ma soovin sulle palju edu selle eesmärgi täitmisel. Aitäh sulle, Toomas. Ja teiega vaatajad kohtume juba järgmises saates. Seniks järgi unustage siis noortegijat jälgida Instagramis, TikTokis, YouTube'is ning ka Spotify's. Ciao! Aitäh!